Tere kõigile ka minu poolt. Loodan, et teil on olnud väga ilus hommikupoolik siin ja et äkki uksetagused võileivad ka ehk maitsesid. Olen Liis Läll ja töötan siin majas aastast 2004 ja õpetan praktilist toiduvalmistamist. Ja minu käe all on lõpetanud päris mitu kursusetäit kokkasi. Õpperestoran sündis läbi nalja. Niisugune huumoripõnt, jõime Anne Kersnaga ühel päeval veini. Ja vein on üldse väga hea ideede allikas. Oli tulnud välja uus õppekava, mis õppekavad Eestis kokkadele on üldiselt väga üldsõnalised, et sa võid tegelikult seal raames teha mida iganes. Küsimus on tõlgenduses. Ja sinna ilmus rida, et kokk, kes lõpetab kooli, peaks oskama valmistada restorani toite minuti pealt. Ehk siis inimene tuleb, tellib toidu ja kokaõpilane peaks siis koolis seda õppima. Mitte keegi Eesti Vabariigis nii ei õpetanud, ausõna ei õpetanud. Praktikale läksid ja koolis ei. Ja jõime veini, mõtlesime, et issand, kui naljakas oleks, mõtle, kui tore on ja mõtle, kus saaks ikka rahmimist näha köögis ja teater omast käest võtta, ei peaks üldse broneerima mingeid pileteid ega midagi. Ja aasta 2011 läksin tundi restorani töö planeerimine, et tahate restorani avada ja loomulikult keegi ei ütle mulle ei, kõik ütlesid jaa, avasime. See pilt on meie esimene restoranisaal, all bistroo nurgas sai 2 lükandust ette pandud, mõned lauad rivvi aetud, Tallinna teeninduskoolist paari lett laenatud, Niine tänava teeninduskooli lauad kokku aetud, nii et meil oli sõpru toetajaid väga palju, kes siis õla alla panid sellele, et me saaks oma esimese naljarestorani avada. Ja õpilastega istusime tunnis, panime endale 3 eesmärki ka, et mis siis nagu ikka, mida me tegema hakkame. Ja kõige nagu kindlam mõte, kuna õppeköögis tollel ajal õpetati selliselt, et kõik tegid alati 2 portsjonit putru, suppi, liha. Me olime alati väga hästi treeninud 2 portsu tegemiseks, me mõtlesime, et jube äge oleks, kui tuleks 3 klienti, 1 proovime ise ka, me saame 4 portsu teha duubel, poole parem tulemus, kiirus missugune, fantastiline idee, panime lukku, kirjutasime üles, siiamaani see fail on kuskil arvutisügavustes olemas. Ja loomulikult, kui õpilane astub kooli, siis tema esimene eesmärk on peakokaks saada, et siis panime ka, et ikkagi peakoka kogemus on tähtis saada, et siis nad saavad seda proovida. Ja 3. eesmärk oli siis see, et siis nad saavad teha, mida nad tahavad. Et keegi ei sunni neid tegema sellel peakoka päeval siis midagi, mida mina neile ette kirjutan, vaid nad saavad ise valida. Ja kuna vabadus on väga suur motivaator, siis, ja me käime õpetajatega palju koolitustel, siis me kõik noogutasime ja nõus, läks. See on nüüd siis meie esimene restoran. Oih, ma olen nii koba. Igal juhul seal restorani saalis siin võib-olla mõni tuttav nägu ka. Lauad tulidki täis, me polnud üldse valmis selleks tegelikult, see oli õudne, nad pidid teinekord ikka 3 tundi toitu ootama, sest me ei olnud üldse nagu kogenud sellel alal. Aga jah, et siin see pildutõestus on olemas, et rahvas tuli ja teisel pool on siis õnnelik noormees, kes sai teha, mida ta tahab, et pitsa. Et piimasuppidest, putrudest, püreesuppidest oli villand, pitsa ja ta oli nagu tõesti õitses tänu sellele. Et tänaseks need standardid on natukene muutunud, aga lihtsalt, et see oli nagu see meie algus. Õpetajad muidugi kabinetis panid teised eesmärgid, et muutuda siis koos õppekava muutusega, et okei, nali naljaks on ju, oli küll tore mõte, läks käima, et aga võib-olla tõesti nagu peabki hakkama süübima sellesse ja seda tegema, rahvas ka tuli, et muutume siis, olgem valmis selleks.
hästi raske oli see alguses, sest tuli välja, et restorani avamine nõuab kohutavalt tiimitööd, et ma pean teadma, mida Anne Kersna räägib ja Anne Kersna peab teadma, mida mina räägin ja siis meil on veel õpetajaid ja nad kõik peavad teadma, mida mina räägin ja siis kogu aeg meie vahetunnid venisid väga pikaks ja ametlik 15 minutit, mis tundi võid hilineda, et see nagu venis natuke, aga me ei teinud poppi. Me ikka nagu arutasime, mis siis nagu me räägime seal tundides, et see asi ühtlustada. Ja kuna te kõiki oma sellest toidukorvist teate ka, et see tooraine on muutunud ajaga nagu väga palju kallimaks, siis oli väga raske nagu sellisest oma toitlustusvaldkonna eelarvest sinna toidule nagu järjest nagu häid neid vahendeid leida, et katsuda ka mingit kvaliteetset toorainet. Ja kuna seda rahvast oli, siis me leidsime, et kui me vähegi suudame nagu selle tooraine selliseks töödelda, et nad on nõus sellest ka maksma, et siis me saame nagu win-win situatsioon, et kõik võidavad, et nemad saavad süüa, nad on nõus maksma ja meie ei pea seda raha nagu siis tooraine peale niimoodi ära kulutama, et see lendab pärast prügikasti. Nii et jälle väga niisugune huvitav punkt, mille me leidsime ja tõesti tänaseks need toorained, mida õpilane puudutada saab restorani raames, on tihti sellised, mida mina näen ka esimest korda. Ja pean head nägu tegema, et ma tean sellest kõike. Ma olen sellest loobunud, ma alati ütlen, ma ei tea midagi sellest enam, kui ikkagi mingi imelik limukas sinna tuuakse. Ja siis me koos YouTube'itame ja otsime ja vaatame, et mis siis sellega nüüd peale peaks hakkama ja küsime spetsialistide käest järele, sest et toiduvaldkond on nii suur, et on täiesti võimatu sellest kõike teada. Ja teooria ühendamine praktikaga. Ja lihtsalt siia statistiliselt ma panen nagu selle arvu, et siin ootab Reili tänane peakokk võimalust teile rääkida, mis te täna sööma hakkate. Aga et kui palju umbes võtab aega ühel õpilasel selle ühe päeva, mis ta siin ühel aastal saab restoranis peakokka mängida, et mida ta nagu selleks nagu läbima peab. Ja seal on nagu, siin on summa summarum, mis on keskmine õpilane, et on aeglasemaid õpilasi, on kiiremaid õpilasi, aga kuskil üle 200 töötunni läheb selleks siis aega, et ta jõuaks selle rivi lõppu. Et see on väga suur tundide arv ja tänaseks hetkeks, kui nagu menüü või toit lauale jõuab, siis meil on nii kõrini juba sellest toidust tegelikult, et see ei ole nagu meie jaoks enam uus, sest me oleme nii palju tunde sellega nagu pidanud vaeva nägema. Mis 5 aastaga juhtunud on vahepeal? Et sellel aastal lõpetab siis 5. põlvkond kokkasi selles restorani vallas. Teine põlvkond on, me nimetame põlvkondadeks siis seda õppegruppi, kes on restorani läbinud, et siin pildi peal on teine põlvkond, terve klassi täis, et te näete, et neid väga palju ei ole, aga nad täna töötavad kõik 100% kokkadena. Et nad on selle läbi teinud, paljud töötavad nagu peakoka abidena, et tegelikult õpe on küll tulnud sellisena, et kui varem me nägime vaeva, et õpilane läheks tööturule ja töötaks seal, siis täna see ikkagi on nii, et nad lähevad ja praktiliselt 100% jäävad ka sellesse valdkonda tööle. Siis väga suurenenud on peakokkadega koostöö, et meil iga aastal on üks gala õhtusöök, mida tuleb siis tegema üks peakokk, kes on siis Eestis tuntud tunnustatud. Eelduseks on loomulikult see, et ta suhtleb mingi meie õpilasega, kes ta siia majja toob. Ja me teeme siis ühe suure õhtusöögi mitmekäigulise, et nad saaks tunda ka, mida siis keegi teine räägib. Pedro siin slaidil, ma ei küsinud Pedrolt üldse luba, enne ta pildile pani. Aga nüüd on siis niisugune keskmine külastajate arv on kuskil 40. Ja see võib-olla tundub, et nagu nii väike, et mis seal siis ikka, aga täna te kindlasti näete ja kogete ka seda, et meil on nagu lahtine köök ja te lähete sinna, siis teile tundub, et võib-olla see kokk liigutab nagu mingi tigu, aga meie jaoks aeg kulgeb ikka jube kiiresti, me ikka hullult punnitame enda arvates seal, et katsuge siis mõista, et nende jaoks nagu tõesti, nemad nagu kihutavad kõigest väest, et meile lihtsalt väljapoolt aknaklaase nagu on see aegluup kuidagi sinna vahele programmeeritud. Siis me oleme saanud nüüd tuttuue saali ja köögi.
oi, ma arvasin, ma ei näegi seda päeva mingil hetkel. Et need on nüüd niisugused 5 aasta tagused pildid, kuidas meil seina plaaditi ja krohviti ja ma käisin seda krohvilõhna ikka iga päev nuusutamas, aga ära tegime. Ja see on nüüd see köök, seda te näete ka õnneks, sest et meil on köögi ja saali vahel on aknad. Ja aknad said pandud selleks, et siis ikka inimene näeks, et tema toitu tehakse, et miks ta nii kaua ootab. Kõik valmib. Aga ma olen natuke riielda ka saanud teiste koolide õpetajate käest, et miks peaks keegi tahtma näha, et tema toit valmib või kuidas see valmib, aga tegelikult on väga distsiplineeriv, nii et ei ole hullu midagi. Ja see on siis saalipilt. Ja me oleme nakatanud ka mõndasi teisi koole. Pärnu teeb praegu meie järgi, Haapsalu ja Viljandi, nii et täiesti oleme nakatanud teisi. Me loodame, et me nakatame kedagi veel. Ja natuke on märgatud meil meedias, täitsa mitu ajakirja on käinud, ma olen AK-s esinenud, ma olen väga uhke. Ja on täitsa toidukriitikuid kohal käinud, ütelnud nii mõndagi huvitavat. Ja niisugused gümnaasiumite õpilased on meid märganud, et etiketitundis kogeda siis seda restoranis söömist. Et see on ka väga, väga huvitav kogemus nii neile kui meile. Ja me leitavad oleme peaasjalikult ainult Facebookis, seal on neljapäeva nimeline kommuun, kuhu saab broneeringuid saata. Kooli kodulehe kaudu on ka võimalik ühendust võtta, kellel Facebooki ei ole. Aga ma võin ka oma numbrit jagada, et alati helistada ja küsida, kas saab või ei saa. Ja miks neljapäev nimi on, issa ma pidin, peaaegu oleks ära unustanud, me oleme avatud ainult neljapäeviti. Täna on kolmapäev, täna on erand, homme oleme suletud. Aga me ei jaksa mitu päeva nädalas avatud olla. Nii et nüüd tuleb Reili, räägib, mis ta siis teile täna kokku keeranud. Aitäh, Liis, ja head õpetajate päeva kahtlusteta. Tänase menüü peakokk Reili, kas see tundmatu limukas oli selline üldine näide või see on tänase retsepti kohta käiv näide? Tänase retsepti kohta seda ei ole. Selge, mis meid täna ees ootab? Eelrooks on suitsutatud forell värske salatiga, pearooks on suitsune põrsakülg koos mustikasinepi ja põrgandi kreemiga ja magustoiduks on peet, mustikas ja šokolaad. Kõlab väga hästi, kas mitte? Kõik jäid vait kohe ootama, millal me selle jutuajame siin lõpetame ja saame üheskoos alla minna. Kas kõik on all valmis, kõik ootavad? Olemas. Väga tore, aga siis nii ongi, ma palun teid, Liis ja Reili, saate ees minna, näidata meile teed.